me elame siin selles maailmas, näed, vahepeal oleme koos, vahepeal oleme üksi. Ja tänane selline sõnum on minul nagu selle koha pealt, see paneb natuke meid läbi katsuma. Ja see on üks selline tõde, et me tegelikult oleme seda, kes me üksi oleme. No praegu me oleme kõik siin toredad inimesed koos. Me oleme siin rahva keskel, me oleme üksteise kõrval. Kui meil on valud isegi, siis me püüame seda peita ja ütleme, võib-olla rõõmu julgeme rohkem vahest näidata välja. No nii nagu me inimestena oleme. Aga tegelikkuses on nii, et see, kes me päriselt nagu oleme, need me oleme siis, kui me oleme üksinda. Ja sellepärast täna on nii, et kui oleme siin Jumala sõna juures, siis tahaks nagu juhtida nagu selle juurde, meid nende mõtete juurde, et me nagu mõistaksime seda, et kus koha peal me tegelikult ennast nagu hindama peame. Mida me üksi olles teeme? Kuidas me aega tarvitame? Mida me üksi olles internetis teeme? Mida me üksi olles kuskil võõras kohas teeme? Mäletan üks suur usujuht kunagi, see oli, Nõukogude Liidu aeg ja lendas välismaale, oli lennukis ja mõtlesin, siin ma olen küll üksi. Ja siis vaatas sedasi, et stjuardess, et too mulle klaasides veini ja mõtles, et siin on kõik on võõrad aga midagi ei olnud. Oli ikkagi üks usuõde ka, kes kuskilt nurgast nägi sedasi, et vaata, mis kallis vend teeb. Et kodumaal ta seda ei tee, aga vaata reisile läheb, siis on niimoodi, et siis ta tunneb ennast niimoodi vabalt, et siin keegi ei tunne. Ma tean oma töökaaslase, kes ütles, et läksin komandeeringusse. Kähku abielu sõrmus sõrmest ära ja kuskile litsimajja jooksuga sellepärast, et oled võõral maal ja nad ütleme, et seal oma meeste hulgas niimoodi julgesid nagu jagada ka. Aga need on ju tegelikult inimesed, siis kui nad on tegelikult üksi. Kui nad tunnevad sedasi, et keegi ei tunne, ei tea, keegi ei näe, et siis me oleme nagu need päris inimesed. Muidu me oleme lihtsalt nagu sunnitud, olema lihtsalt selle tõttu, et teisiti nagu ei saa. Ja sellepärast, kallid, vaata, kuidas on meiega, kas me oleme erinevad, kui me oleme üksi ja kas me oleme siis, kui me oleme teistega koos, kui oleme usurahvaga koos, kas me vajame kogu aeg kellegi teise tuge, kes me palved kogu aeg vajaksime. Apostel Paulus ütleb ka, et palvetage minugi eest, eks, kui ta kirjutab oma kirjades. Ta oli tegelikult üksi nendel hetkedel. Ta oli, kui ta seal oli vanglas, kuskil kirjutab ja ta ütleb, et kui ma kuskil suu avan, et Jumal aitaks mul rääkida nii, nagu ma rääkima pean. Ja sellepärast, kallid, täna nagu sellised mõtted mu südames nagu alguse said ja see sai veel algust nagu ühel huvitaval moel. Pastor Andrei Zapovalov vastas nagu teatud küsimustele ja see oli nagu selline positiivne üksi olemise moment, millest tema tegelikult rääkis. Ta rääkis nagu sellest salajasest kambrist ja sellisest usuinimese küpsest olemisest, et kus sa tegelikult tahad üksi olla. Ja ma võib-olla jagangi, kui ma juba selle mõtte juurde jõudsin, sest et ta ütles, et mul on neid igasugused kirju ja küsimusi vahest tulnud ja mõni inimene nagu küsib, et kas muga on kõik nagu hästi ja normaalne, et ma vahest nagu tahan nagu üksi olla. Ja see ei ole mitte nagu selline jutt praegusel hetkel, et me oleme selles mõttes üksi, et me ei taha koguduses käia ja oma usuõdeid ja vendadega kokku saada, mitte selles mõttes. Et need on täiesti normaalsed. Vaata asjad, et kus me oleme ühes koos, sest mõni võib võtta niimoodi, et täna õpetas niimoodi, et parem üksi, täna tule tead, eks. Et kükite kuskil kodus ja vaata, siis oledki hästi küps seal. Aga mitte see. Vaata, siin tegelikult, ütleme, kui me kokku tuleme, me saame paljud asjad nagu ära kontrollida. Kuidas sa armastad oma õde ja venda, kuidas sa oskad tegelikult üldse nagu inimeste keskel olla, kus võib-olla alati sulle kõige meeldivam ei ole sest et vaata, taevas on selline paik, kus me üksi ei ole. See on, ütleme, meie üks kunagine sõpruskoguduse pastor Soomest rääkis seda, ütles, et see on niisugune naljalugu, et kord ühel inimesel näidati taevast seal ja räägiti, et siin on need ja siin on teised ja siis ühe koha peal öeldi, et siin peab hästi vait olema. Siin ei tohi üldse rääkida, et lähme siit niimoodi vaikselt mööda. Ta pärast küsib, aga mille pärast? Aga need arvavad, et nad üksi on taevas. Et teisi ei ole, et siin ei tohi häält teha, et nendel on niimoodi, et nemad mõtlevad seal. Kallid, me ei ole üksi kord taevas ja need on niisugused rumalad mõtted. Seal me oleme tegelikult koos. Siin me tegelikult õpime koos olemist. Ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Aga vaata, Jeesus oli oma jüngritega koos, aga üksi läks palvetama.
eks. ja vaata, see üksi osa tegelikult ei tohi nagu puududa. ja sellepärast nii see ongi, et kas meil on ainult ühised palved, mida me koguduses teeme? Kas meil on ainult need palved, kus me võib-olla hüüame, et kuule, et nüüd on mul palvesoov, et ma jagan teistega selle ära, et palvetame nüüd koos, et koos palvel on omad tõotused ja asjad, see ka kõik on omal kohal, midagi sellega ei ole halvasti. aga kas me ka üksi saame palvetega hakkama, kas me saame siis hakkama, kui meil ei ole võimalik kellelegi teatada, kellelegi ütelda ja kui need võimalused nagu lõpevad. aga nüüd see positiivne pool sellest üksi olemisest. et vaata, küsimus on nagu selles, et sageli on niimoodi, et me teiste keskel oleme, nagu Andrei nagu neid mõtteid jagas, just nagu sellises mõttes, et me tahame nagu teiste inimeste nagu toetust, me toitume sellest. et lihtsalt sellest, et vaata, ütleme, mina pean jutluse ära ja siis, kui mõni ütleb aitäh, siis on jah, et küll tore tead, et ikka selle said. ütleme, et see on inimlikult on see selline lugu, et sa võid toetuda või ütleme, et kui meie vahest me ära tunnistame ja teeme sedasi, et räägime, et siis nagu saame nagu mulje jätta, et vaata, kuidas mina olen ja mida mina teen ja kuidas kõik asjad lähevad ja ütleme, et ja eelkõige on see selline, et et me tunnistame seda inimeste ees, me ootame tegelikult võib-olla seda tagasisidet, ootame nagu inimeste käest aga kui sa oled küps ja siis sa tegelikult ei vaja seda. Meie Jeesus ei oodanud tegelikult inimeste käest mingisugust tunnustust. Ütleme, et kui 5000 söötmine ära, ta poob peitu. Olgugi, et võib-olla oleks tipphetk korjata praegusel hetkel just seda tunnustust, et kõigil on hea meel, kõigil on kõhud täis, kõik väga hindavad, tahavad kuningaks lausa tõsta, aga ta läheb ära tühja paika tegelikult oma jüngritega. Ja sellepärast on see nii, et aga tal oli üks kindel asi, sa oled mu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja sellepärast talle jätkus tegelikult sellest küll. Ja sellepärast ta ei toitunud teiste suhtumistest ja teiste kiitusest ja ta ei olnud mõjutatud sellest, mida teised mõtlevad ja arvavad ja sellepärast ja nii nagu Andrei siin ütleb, et küps ei osale mingisugustel populaarsuste konkurssidel. Sellepärast, et vaata, kui sa seda tegelikult tahad, sa nagu tahad kuskilt nagu teiste käest saada kinnitust. Kindlus meile peab tulema tegelikult meie taevaselt isalt ja sellepärast, kallid, meil on vaja seda seespidise inimese poolest tugevust. Ja siis on niimoodi, et siis me põhimõtteliselt meie nagu ei vaja väga palju ka isegi sõpru ja sellepärast on see nii, et ja me elus võivad tulla nagu sellised erinevad ajad, et kus me saame nagu rohkem nagu ise lihtsalt hakkama, ma ütlen, et see ei ole nagu selline isekus, me ei vaja kogu aeg seltskonda. Andrei ütles, et kutsutakse sünnipäevadele kohtadele, ta ütles, et läheb tunde ja värke vahest mul seal, ma vahest ütlen lihtsalt ei, et ma pigemini valin üksi olla oma issandaga, et see on mulle palju viljakam, kui lihtsalt midagi seal rääkida ja midagi eriti nagu ei sünni selles asjas ja sellepärast, kallid, see nii on, et täna näed, lihtsalt räägin seda, et issand väga hindab tegelikult seda, et me jõuaksime nagu selle koha pealt. Kas sa üksi suudad olla vaikuses või peab sul alati käima telekas või ütleme, et me usklikud inimesed, et ei saa siis paned jutuse peale või paned muusika peale või ütleme, et selline, ma ei tea, ma ei oskagi ütelda seda, mina ei ole seda tüüpi, et mul kogu aeg peab olema hääl peal. Andrei, osad on niimoodi, et näiteks magavad kõrvaklapid peas kogu aeg, et on ülistused, et ma ei tea, see on ka teatud mõttes nagu selline, et üksi ei suuda nagu olla, et kogu aeg peab nagu see midagi nagu kõrvalt veel nagu olema. Aga ütleme, et olgu see igaühe asi, kuidas kellelgi see parasjagu on, aga nagu mõelda, et mille pärast me tegelikult nagu ütleme, nagu seda asja nagu vajame. Ja sellepärast aidaku, ütleme, meid Jumal praegusel hetkel mõista, et millises olukorras me tegelikult oleme. Sest vaata, see üksi olemise mõte, me pärast tuleme nagu teiste asjade juurde ka. Vaata see, kes suudab üksi olla, see tegelikult läheb sügavamale. Sellise pinnapealsuse asemel. Et sa oled valmis tegelikult, ütleme, mõtlema, sa oled valmis küsimusi isale esitama ja saad ühesõnaga vastuseid Jumala käest ja oled valmis ootama ja sellepärast on see niimoodi, et see üksi olles tegelikult sünnivad need asjad. Ja sellise üksi olemisega sa tegelikult paned, järgmine mõte oli siin nagu selline, et sa paned nagu teatud piire, et sa lihtsalt hoiad ennast teatud seltskondadest ja olukordadest ja inimestest, keda sul antud hetkel ei ole vaja. Kes sind ei kasvata, kes sind nagu kaugemale ei vii, kes tegelikult maha kisuvad ja sa valid hoopis selle asja, et sa ütled sageli ei ja see võib olla selline teistele isegi nagu natukene riivav, et miks sa just niimoodi teed. Ja sellepärast, et on neid inimesi, kes tegelikult on niimoodi, kes suudavad tegelikult, ütleme, meie jõu ära röövida. Lihtsalt on sellised inimesed, kui sa mõnega kokku saad, ta
ta on selline, kes oskab tegelikult sind tühjaks teha ja röövida, sest et no on selline, sest et röövel on tulnud sellepärast, et tulla röövima. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meil oleks tegelikult sellist julgust nagu olla ise üksi oma issandaga ja mõnedes kohtades väga julgelt ei ka ütelda. Teate, see tuleb veel millest asjast, kui sa vaimulikult kasvad. See tuleb sellest, et sa hakkad selgemini eristama seda, mis ümberringi toimub. Mis, ütleme, on teistes inimestes, mis on motiivid, mis on asjad ja sa mõistad tegelikult nagu seda ümbruskonda ja olukordasid ja inimesi. Ütleme, et ikkagi, ma ütlen, et Jumala abiga kindlasti sa mõistad sedasi, et mida on vaja ja mida vaja ei ole. Ja see on ka tingitud, ma usun sedasi, et ka selle veel nagu sellise kiirema küpsemisega, nagu Andrei ka rääkis selle koha pealt, et sa lihtsalt nagu küpsed ja sa kasvad nagu, kuidas ütelda, nagu võib-olla teistsuguse kiirusega. Ja siis sind huvitavad raamatud, sa võtsid lugeda ja sa käitud, võiks ütelda, ütleme, täiesti teistmoodi nendest inimestest, kes ikka jäävad nagu lasteaeda, kes on nagu nende algsete tõdede juures, kes kaugemale ei vitsi minna. Sa otsid sügavust ja vaata, see on selline, et üksi olemise mõtted. Need olid sellised, ütleme, sellises positiivses mõttes, et see ei ole, et sihuke, et ma olen depressiivne ja sellepärast ma tahan üksi olla. Mitte, saad aru, et see on sellises heas mõttes terve ja julge üksi olemine. Aga see sõnum, mida mina tegelikult sain, on nagu hoopis nagu teise koha pealt nagu selline läbikontrollimine. Vaata, õige peab elama oma usust. See on nagu selline, meil on sellised 3 kohta, mida ma võib-olla juhin tähelepanu ja esimene on siis, ütleme, sealt Habakuki raamatust, eks, kus on räägitud õige elab oma usust ja teen need kohad ka lahti. Nüüd on nii, et kellel on piibel, võib ka lahti teha ja see on Habakuki raamatu 2. peatüki 3. ja 4. salm. Lehekülg 952. Märgin endale, et mul oleks lihtsam sinna jõuda. Ja nüüd on selline lugu, et on raske aeg. On selline, ja prohvet on kaebamas, kui seda Habakuki raamatut vaadata, vägivald on ja Jumal nagu ei sekkuks. Miks sa lased mind näha nurjatust, 3. salm, ja ise vaatad seda õnnetust pealt? Hävitus ja vägivald on mu ees. On tulnud riid ja tõusnud tüli, seepärast, et seadus on jõuetu ja õiglus ei tule iial esile, sest õel piirab õiget ja nõnda tekib väänatud õigus. Ütleme, see hiljuti siin rääkisin seda seadusetus, et oleme sellises ajas, jälle täitsa selle sama olukorra tegelikult selline analoog. Et lihtsalt on tulnud selline ülekohtu aeg. Ja nüüd on niimoodi, et siin on lubatud sellel hetkel, et need kaldealased võivad oma karistusretke teha ja ütleme, see prohvet Habakuk on Jeremia kaasaegne ja ütleme, et kui natukene nagu seda aega paika panna, kus ta on tegutsemas ja üldiselt on selline vaimne langusaeg, ütleme, et ei ole selline, vaata kogudustes on ka, et vahest on selline tõusuaeg, vahest on sellised langusajad, üldiselt oli Jumala rahval ka selline vaimse langusaeg peale Joosia surma ja siis Habakuk on neid asju nagu kirjutamas. Ja nüüd ta on selle asjaga, kuhu ta läheb Jumala ette. Ta läheb Jumala ette ja 2. peatükk ütleb, ma seisan vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mis ta vastab mu etteheite peale. Ja siis on nii, et issand ütleb, et kirjuta üles see nägemus ja siis ütleb, et tegelikult on nii, et kõik läheb täide. Ja sellepärast on see niimoodi, et see nägemus ootab aega, 3. salm ütleb sedasi. Ja ta ruttab tegelikult vaata lõpupoole, ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Ja 4. salm siis, ja vaata, kes on isemeelne, kes on upsakas, kes on ülbe, selle hing ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Ja siis, ütleme, et jõudsime selle koha peale, et õige elab tegelikult oma usust. Meil on see, võiks ütelda, see isiklik usk on tegelikult on vajalik. Me ei saa alati kogu aeg toetuda teiste usu peale. Need samad mõtted tegelikult, nagu ütlesin, et teeme need kohad lahti, ütleme, et see on Hebra kirja 10. peatükk, võtan korraks selle kohe ka. Ja seal on samamoodi, ütleme, et Hebra kiri kirjutatakse selleks, et julgustada usklikke, varsti rasked ajad tulemas. Varsti tuli keiser Nero tagakiusu aeg. Ja sellepärast ja see kirjutatakse enne selleks, et Jumala rahvas oleks valmis raskuste jaoks. Ma tean seda, et meil on mõtted samad.
meil on tunnistused samad, on räägitud, et võib tulla rasked aegu, mõni pastor on küll ütelnud sedasi, et sihuke vägev läbimurdeaasta tuleb, et hoia eest, et kõik murrab hästi. Aga pastor Rick Renner, ütleme, kelle seda ohvritunnistust me siin täna ütlesime, tema ütles, et sellel aastal tulevad nii head kui halvad üllatused. Mõlemaid tuleb. Et kellele tuleb hea üllatus ja kellele tuleb kehvem üllatus ja tuleb nagu nendeks asjadeks valmis olla. Aga nüüd on nii, et see 10. peatükis on niimoodi, et ta räägib siin, ütleme, ma võtan 33 salm, et mõned teist tehti rahva avaliku teotamise ja tagakiusu aluseks, teised said osa nende kannatustest, kelle käsi nõnda käis. Te olete ju koos vangidega kannatanud ja rõõmuga talunud oma vara riisumist, teades, et teil endal on parem ja jäädav varandus. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teil läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse, sest veel pisut ja siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, ei ole minu hingel temast head meelt. Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad oma hinge. Ütleme, et meil on peatükk nagu vahetus, et 11. peatükk tuleb selle järgi. Ja tulevad usukangelased ja valdavalt on ju, kui ma hakkan nüüd seda usukangelaste juurde pärast võib-olla natuke läheme, nad on ju üksi tegelikult oma võitlused tegemas, valdavalt. Mõned on seal natukese koos ja teatud hetkedel ka rahvana midagi, mida see rahvas ühes koos teeb, aga valdavalt ollakse tegelikult üksi. Ja sellepärast on täna nii, et see sama küsimus praegusel hetkel, et kes sa üksi oled. Vaata, Peetrus oli väga julge, kui Jeesus ütleb, et kui kõik taganete, ei, ma ei tagane. Teised ka võtsid julgust sellest, et ei tagane. Aga kui ta üksi oli ja ta pidi vastama, et sina ka olid Jeesusega, siis see algab 3 korda. Ja täitsa teistmoodi oli üksi olles. Ja sellepärast on see nii, et ärme võtame keegi nagu kuidagi nagu seda, ütleme, nii nagu kergelt seda sõna, mis oleme täna siin saanud praegusel hetkel, vaid et kui issand on andnud nagu sellise hoiatuse, meie ei tea, millal meie sõrmed sahtli vahele lüüakse, nagu vanasti piltlikult öeldi, et kus hakatakse lihtsalt nagu piinama ja suruma ja tahetakse su käest saada nagu midagi nagu kätte. Kas sa siis jääd kindlaks, kas sa siis ei jää? Ma mäletan sedasi, et oli see kord, kus oli niimoodi, et helistavad mulle terviseametid ja helistab linnapea ja ütlevad, sa pead ütlema, kes sul siin koguduses olid. Ma ütlesin, ei ütle. Need on mu sõbrad. Ma ei hakka neid ju välja andma. Saad ju ise aru, ma tahan pärast ka nendega elada. Aga kui ma täna annan neid välja ja neid vangi pannakse selle pärast, et mina lihtsalt lugesin neid nimesid ülesse. Ja siis oli niimoodi, et see oli nagu selline hetk, et kuidas sa käitud, seaduse järgi justkui peaks ja nagu kõik need asjad on sellised. Aga mina mõtlesin teiega sõpruse pärast. Mina praegusel hetkel teisiti käituda ei saa. Et mismoodi ma seda õigustan praegusel hetkel pärast teistele, et ma käitusin niimoodi, et küsiti, et anna välja ja ma annan lihtsalt kohe kiiresti kõik välja. Ma ei saa seda teha. Sellepärast, et nad on minu lähedased. Lähedaste peale kaevata ei tohi ja riigiseadus kaitseb seda. Sa pead endale selle teisiti nagu selle julguse saama, nad on su õed ja vennad. Nad ei ole sulle mingisugused võõrad. Meil on üks pere ja sellepärast ja vaata, kui sa saad nagu selle mõtte nagu konstruktsiooni võiks ütelda, kus sa julged kindlaks jääda. Sest et vahest on see niimoodi, üks osjanõde kunagi, kui nad alguses käisid siin palves, käisid siin pühapäeva õhtuti, käisid palves, kui ütleme, nendel oma kogudus oli sellises vajaduses, et leida neid ruumikesi ja üks koht oli selline, kus nad käisid mõnda aega. Üks tüdruk tuleb, isaga saab tee peal kuskil kokku, isa küsib, kus sa lähed? Sõbra juurde läheme, ei tahtnud ütelda, et see baptisti palvel, see õhtub palvetama, ei tahtnud ütelda, tal oli niimoodi, et läbi oli nagu ütelda. Mina käisin õhtuti pärast uksi üle vaatamas, et kas need noored ikka uksed kinni panevad ja kuidas selle majaga pärast jääb, kui nad on siin ära käinud ja siis ta poistab oma südant, ütleb, et tead, ma vaevasin terve selle palve aja oma südant. Et ma ei julenud oma isale öelda, et kuhu ma lähen, et ma lähen sinna palvelesse ja lähen sinna palvetama ja ütlesin, et sõbra juurde lähen. Ütles, et kui terve ajal ära vaevanud, siis oli nii, et issand lohutas edasi, et aga sa tulid ju sõbra juurde, ma olen su sõber. Ja see uus mõttekonstruktsioon, ta rääkis mulle juba seda, kus ta oli ära küpsenud, kus ta oli saanud juba nagu kindluse endale nagu kätte ja kus ta oli nagu selle võitnud. Teate, see ongi ju tegelikult nii, ega me ei taha rääkida veel siis, kui meil on väga valus ja kui meil endal nagu seda vastust ja ka seda lahendust ei ole. Siis me tahame üksi selle kuidagi nagu
läbi mõelda ja siis on niimoodi, et ja kui me oleme sellest juba läbi tulnud, siis me vahest jõuame sellesse punkti, kus me oleme valmis tunnistama, kus me oleme valmis teistele rääkima, sellepärast, et me oleme kuskil nagu selle võidu saavutanud, aga selle sageli just üksi võiteldes ja otsides. Et ennem lahti ei lase, nagu Jakob on seal Jumalaga võitlemas, et ennem kui sa mind õnnistad. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna võime nagu neid üksi olemise mõtteid nagu sellises mõttes mõelda, et ja need hetked, ütleme, kus sa läbi kukud. Ma ütlen sulle, et ära ole väga õnnetu, kus sa ennast näed väga koledasti. Tegid vale asja üksi olles, eks? Vaid ütle tänu Jumalale, et ma jälle näen ennast, kes ma tegelikult olen. Et mis ma ikka ennast petan? Eks, et ütled, aitäh Jumal, et sa tegelikult lubad mul näha ennast nii, kui ma olen. Ja sellepärast on see nii, et aga see on see koht, kus me tegelikult siis ka peame tegema selle meeleparanduse koha. No nii, Hebra kirjast lugesime ära selle, aga nüüd 3. koht tahtsin ütelda ka, teeme selle 3. koha ka, see on Rooma kirja 1. peatüki selline salmid ja 16 ja 17. Sest ma jäben evangeeliumi, sest Jumala vägi on päästeks iga ühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Ja sellepärast, kallid, vaata, see usu asi on iga ühele, kes usub. Iga ühele, kes usub. Me istume siin praegusel hetkel kõrvuti, me võime nagu, ütleme, teada, et mingis mõttes mingisuguse ühise projekti välja mõelda, et kuule, kas me usume ja et hakkame nüüd palvetama ja usume, teeme seda või teist, midagi teeme nagu selliselt ühiselt, nagu Riigikogu, eks. Tead, ütleme, ja mitte keegi ei vastuta. Saad aru, lihtsalt teeme niimoodi, võime isegi olla, tõstame kätt ka, kui on tarvis ja paneme hääled poolt ja kõik on selline. Aga tegelikult, vaata, kui see on niisugune kollektiivne vastutus, mitte keegi ei vastuta. Aga siin on öeldud sedasi, et ei häbene evangeeliumi, mina isiklikult, eks, see on Jumala vägi päästeks iga ühele, kes usub, siis on erinevad rahvused nimetatud ja sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Kõik nad tegelikult, ma mõtlesin niimoodi, et ma loen Habakuki sellepärast, et Habakuk oli esimene, kes selle mõtte välja ütles. Et kui juba Hebra kiri kirjutab ja Rooma kiri kirjutab ja Galaatia kirjas on ka veel kirjutatud seda sama mõtet, siis on juba, ütleme, sellest mõttest on kinni haaratud. Ja sellepärast, aga see alguse sai nagu selle koha pealt, et Habakuk sellisel kitsal ajal, kus oli, ta on oma küsimusega issand ees ja ta saab siis selliselt just selle vastusega. Nii et õige peab jääma elama oma usust. Vaata, kas meil on selline usk, mis meid kannab lõpuks ja nii, et me jääme püsima. Et me tegelikult ei ole siis, et kui tuleb see tõeline eksami hetk, et me siis tegelikult läbi ei kukuks. Ja sellepärast on see nii, et ja kallid üldse on niimoodi, et õige elab oma usust. Teate, kuidas ma näen seda ja sain nagu seda sõna. Jumal valmistab meid selle jaoks, mis meid ees ootab. Vaata, sest et meid ootavad erinevad olukorrad ees, mõnel läheb kergemini, mõnel läheb halvemini. Nagu ütleme, Philadelphia kogudus, superkogudus, et seal on niimoodi, hoian sind katsumustunni eest, mis maa peal on tulemas. Kõik tahaks Philadelphia koguduses olla, väga on hea kogudus, seal hoitakse katsumustunni eest ära, seal on niisugune lahe olla, teadeks. Ainult ei tea, kus on praegusel hetkel niisugune kogudus, aga läheks ju kohe sinna, eks. Aga kallid, me näeme sedasi, et Jumal valmistab tegelikult meid igat ühte selle jaoks, mis meid on ootamas. Ma tean, kus sa elad seal, kus on saatana aujärg ja ole ustav surmani. Ja lihtsalt sa ei pea nendest kohtadest ära minema. Just näed, Andrei Zapovalov elab väga kehvas osariigis, võiks ütelda seal, kus ta seal sätles on ja ütleme, et palju tegelikult sellist negatiivset ja halba just nagu ka just, ütleme, Jumala rahva südamete jaoks on seal sündimas. Aga ta ütleb, et ma ei lähe nendesse osariikidesse või kohtadesse, kus tegelikult on niisugune hästi palju usklikke koos. Ütlesin, et minu koht on olla praegusel hetkel lihtsalt seal, selles pimedas kohas valguseks, mitte minna sinna, kus on palju usklikke, kus on palju lihtsam, et lähen sinna ja kolin ringi kuskile mujale teise kohta. Ja sellepärast, kallid, nii on, Jumal valmistab meid igat ühte selle olukorra jaoks, mis meid on ees ootamas. Vaata, Danieli raamatust saan järgmise pildi. See on nii, et kui Danieli raamatu teen ka lahti, siis on natuke silma ees see lugu. Daniel, kui nad satuvad sinna Babeli vangipõlve koos oma sõpradega, siis teatud asjad sünnivad alguses nendele nagu koos. Aga need sünnivad niimoodi koos, et 1.8 Danielis on öeldud sedasi, et aga Daniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuningaroaga ja tema joodava veiniga ja taotles ülemteenrilt siis, et tal poleks vaja ennast rüvetada. Ja põhimõtteliselt on niimoodi,
et seal on tal 3 sõpra veel ka, siis ühesõnaga Sadrak, Meesak ja Abednego, kellega nad seal koos on, ja põhimõtteliselt nemad saavad kõik selle Danieli usu peale nagu selle eelise, et nad ei pea sööma seda roojast toitu ja hoiavad ennast sellega. Jumal hoolitses nende eest, nendel on tarkust rohkem, nendel on, kuidas ütelda, see toitumise tulemus on ka parem, kõigile nagu silmaga näha, et kõik on nagu hästi, aga see oli selline teatud mõttes selline kollektiivne nagu selline usuprojekt, milles nad olid. Nad olid ikkagi nii, tead, nagu on, et oleme praegusel hetkel koos, läheme nagu sellele olukorrale nagu selliselt vastu. Ja noh, ütleme, et ongi selline, eks ühine kogemus, ma ei tea, kus Daniel siis on, sellest päris aru ei saa, kui need 3 tema sõpra peavad tulises ahju minema. Aga seal on jälle, nad on 3 koos. Et praegusel hetkel võeti nagu see grupp kinni, et süüdistatakse, et siin on sellised 3-12, et on olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle, Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust ja kuningas, nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mis sa oled lasknud püstitada ja neid visatakse tulises ahju. Nad on seal 3 ja issand on nendega, kus 2 ja 3, issand on nendega ka. No ütleme, et need tõotused tulevad nagu ilusti meelde. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et hiljem me näeme sedasi, Daniel on üksinda palvetamas, läheb üksinda, läheb palvetab. Ja selles mõttes on niimoodi, nii kui oli alati teinud, teeb oma aknat Jeruusalemma poole lahti ja läheb palvetama, palvetab nii, et kõik saavad aru, et jälle ta tegelikult on palvetamas. Ja ta on üksinda, peab olema ka lõvide augus. Mitte kedagi teist ei ole. Ja üksinda sinna läheb ja üksinda Jumal teda seal aitab, üksinda tuleb sealt välja. Ja sellepärast on õige, jääb elama tegelikult oma usust. Ma usun sedasi, et me natukese koertest teame, et kui sa kardad, sul tuleb see lõht siukene juurde, millest koer saab aru ja tuleb sul kallale. Aga Daniel seda lõhna juurde ei tulnud ja lõvid kallale ei tulnud, sest seda kartuse lõhna juurde ei tulnud. Lihtsalt usaldas Jumalat. Ja vaata, ja sellepärast, ja vaata, vaenlane ei saa siis tegelikult, kui ta näeb sedasi, et vaata, kartust ei ole, kui sa oled üksi. Ütleme, see on niimoodi, et David Wilkerson, ütleme, et kui tema läheb sinna nende gängide keskele, seal Ameerikas läheb kuulutama evangeeliumi, ta on väike kõhetu mees on sedasi, läheb nende võimsate tugevate meeste juurde, kes aina kaklevad ja oma kampadega sedasi elavad ja tegutsevad aga ta on üksi seal. Aga ta võidab need tegelikult, need tugevad. Sellepärast, et tema usk oli lihtsalt üle. Teised ei saad aru, mis asja sus on niimoodi, et me ei saa sind isegi lüüa, tead. Et midagi on nagu sellist teistmoodi. Aga vaata, see õige jääb elama tegelikult oma usust. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Et kus sul on üksinda vastutus? Järgmine pilt, mis ma sain sedasi, et vaata, enamus väga paljud ju me sõidame autoga. Ja kui sa oled rooli taga, sul on üksinda vastutus. Kellel on võib-olla naine kõrval õpetamas kogu aeg, kuidas juhtida aga tegelikult kelle käes on rool või kellel on mees või kelle vastupidi, igaüks teate, kui ta pidi ta parasjagu sõidate, eks. Et vahet ei ole. Aga ma mõtlen sedasi, et see tõde on nagu selles, et kelle käes on rool, see vastutab. Kõrvalreisija ei vastuta. Sa ei saa sedasi ütelda, et kui midagi juhtus, et tead, mul see kõrvalreisija ütles, et nii tuleb teha. Et keera sinna, ma keerasin, sellepärast juhtus nii, tead, eks. See on nii, kui seal, ütleme, seal Adam ütleb, kuule, naine ütles ja siis edasi ütleb, et kuule, madu ütles ja kõik seal lähevad üksteise peale. Teate, ei ole sellist lugu, tead. Tegelikult on nii, et kui sa oled roolis, sa üksinda vastutad. Ma ei tea, kuidas praeguse aja õppesõiduautod on, kas vast on ikka need topeltpedaalid, ise tegid nii ammu lubasid, et ei oska enam arvata, mismoodi nendel on. Need topeltpeegleid vähemalt näed, et on õpetaja jaoks ka, et ta saab hiilida aga nähtavasti ikkagi seal pidur ja sidur nähtavasti on. Ma ei tea, osad on nüüd praegu automaatkastid ja mina ei tea, mismoodi nad sõidavad. Aga ütleme, et seal on nagu teatud vastutus on nagu selline, et jääb veel õpetajale, kui sa istud selles õppesõiduautos, eks. Aga muidu, kui sa oled ise roolis, siis on tegelikult sinul ainuvastutus. Ma ei tea, kes te autosõitu õppisite, kuidas teie kogemus oli? Mina olin niimoodi, ma olin kaua sõitnud motorrattaga juba. 16-aastase poisina sõitsin motorrattaga, sain load kätte, olin liikluses. Aga vaata, autoga hakkasin sõitma palju hiljem, eks. Ja siis oli nii, et aastaid olin juba sõitnud ennem liikluses olnud, liiklust ma ei kartnud, sellepärast, et igal pool sõitsin, käisin Tallinnas kohtas oma motorrattaga ja sõitsin ringi, kus tahtsin. Ja siis oli selline, et aga autot ma ei osanud, sest et need pedaalid ja roolid ja kõik oli teistmoodi natuke selle jalgadega teha seal ja kui seda siis motorrattaga oli. Ja siis, kui ma tegin õppesõitu, siis ma olin rohkem krambis, kui õpetaja oli kõrval.
et ma õieti teen. mulle meeldis üksi sõita, siis ma sain niisugune tunne, et ma nüüd õpin, et kuidas ma vajutan, kuidas ma pidurit, kuidas ma need gaasi annan, kuidas ma seda üksi teen ja see üksi oli selline, et ma leidsin sedasi, et ma üksi õpin kõige rohkem. kui ma üksi harjutasin, siis ma leidsin sedasi, et praegusel hetkel mul tekib nagu seda nagu oma üksi kogemust ja et siis ma julgen ka koos oma õpetajaga palju paremini tegelikult seda teha. ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna lihtsalt ütlen sedasi, et ära peta ennast kollektiivse vastutusega. meie Võru kogudusega ei lähe kollektiivselt taevasse, saate aru, me läheme kõik üksi, igaüks läheb üksikult, igalühel tuleb aru anda, saad aru, meil on öeldud sedasi, igast tühjast sõnast pead aru andma, aga need sõnad tulid sinu või minu suust, ainult nendest pean aru andma, mis teine ütles, nendest aru ei anna. Nendest motiividest annan aru, mis olid minu südames. ja sellepärast on see üksi värk, mitte kellegi peale ajada, sinu südames olid need, sinu suus olid need ja sellepärast me, kallid, oleme niivõrd tegelikult üksi põhimõtteliselt kord Jumala ees nagu aru andmas oma elu eest, mida me oleme tegelikult teinud. ja sellepärast ei ole sellist kollektiivset vastutust. me näeme seda, sest Stefanos on ühel hetkel on niimoodi, et on üksinda seal kivirahe all ja räägib seal üksinda seda jutlust sellele suurkohtule veel ja ütleme selline. ja sellepärast on see nii, et on teatud sellised asjad. Vaata, kui Abraham ja Saara kahekesi midagi tegid, siis nad tegid Iismaeli, eks, võtsid veel kolmanda ka, Agari võtsid ka kampa. et kuidagi teeme nüüd kollektiivselt selle asja. sina tahad, mina tahan, tema tahab, ja saime oma Iismaelse kätte. aga tõeline eksam tuli Abrahamile siis, kui Jumal ütles talle, kuule, võta oma poeg Iisak ja viida ohvriks. ja siis pole juttugi, et ta läks Saaraga, arutama, et kuule, et kas viime ohvriks või vii teda ikka, ma ei tea, niisugune tunne tuli, et peaks nagu teda ära ohverdama, tead. et ta teeb seda üksi. sest ma ei kiusa, ma olen naist ka praegusel hetkel niisuguse nii raske eksamiga, mis praegusel hetkel on, et peab ta mõtlema, las nad mõtlevad, mis mõtlevad, et kuhu me praegusel hetkel läksime, paar poissi tulevad kaasa, poeg läheb kaasa, kõigil on nagu see teema on nagu arusaamatu, miks me läheme, kus me läheme, poeg ka küsib, kus ohvriloom on, miks meil puud on kaasas, miks on, keegi ei tea peale Abrami. mitte keegi ei tea. Abraham läheb üksi eksamit tegema. ütleme, et reeglina on niimoodi, et kui sa teed eksamit koolis või teed kontrolltööd või üksi pead ju tegema, no see ei ole selline ühine mälumäng, et ütle sina midagi, ütle mina midagi ja lõpuks me võistkond võitis, tead, eks, seda võid ju teha niisugust mängu, et niimoodi on kergem. aga kallid, tõelised eksamid on tegelikult on üksi ja sellepärast on see niimoodi. Mooses oli selline, et tema oli üksi ära harjutatud, sellepärast, et vaata, kui ta Jumal viib sinna üksindusse, ta läheb kõrbe ja on seal karjane, on seal üksi, võiks ütelda väga palju just, nii kui me võime mõista, kuidas Mooses on ja kuidas ta seal lõpuks on seal Jumala mäe juures ja kõik need asjad nagu sünnivad. ja vaata, ja see mees sai üksinda, sai nagu tugevaks. Aaron, tema vend, keda ta kauples, et kuule, et mul peaks ikka keegi kaaslane olema, Mooses nagu midagi ütles, mul on rääkimisega raskusi ja tahtis, et kedagi oleks. vaata, Aaronist ei saanud mitte kunagi, võiks ütelda, sellist üksi tugevat. sest me näeme sedasi, kui Mooses oli ära mäe peal, siis Aaron teeb kuldvasikat. Rahvas ütles, rahvas tahtis, tal ei olnud üksi seda selgraga ütelda, et kuule, me jamaga ei tegele. me mingeid ebajumalaid siin ei hakka praegusel hetkel tegema. aga ta ei saanud üksi hakkama. ja siis pärast vabandab ja keerutab sedasi. kallid, millised me tegelikult üksi oleme, vaata, ta oli tubli ja siis, kui oli Mooses, oli ta tegelikult ta kõrval, see teda aitas. me näeme neid kuningaid Vanas Testamendis, et nii kaua, kui see prohvet elas, nii kaua püsis õigel teel. nii kui ära kukkus see nõuandja, üksi kukkus läbi. ja sellepärast on see nii. ja sellepärast, kallid, praegu kontrolli oma usuelu, kas sa üksi saad hakkama? või on sul alati vaja kedagi, et kes su kõrval oleksid? kallid, ma ütlen, üksi peab saama hakkama. üksi pead saama hakkama arvuti taga, et pornot ei vahi. üksi pead saama hakkama, et sa üksi ei joo, et sa üksi ei valeta ja varasta seda, et sa ei teeks neid asju. sa pead sellega üksi hakkama saama. ja sellepärast, et vaata, need on asjad tegelikult elus, kus meie tõeline olemus tuleb tegelikult välja. ja sellepärast on nii, et me lõpuks vastutame niikuinii üksi Jumala ees ja sellepärast ma mõtlen sedasi, et see ei ole täna selles mõttes mingisugune kerge sõna. ja las ta olla selline, sest et kui me tuleksime lihtsalt jälle silitaksime kõrvu, et meil on kõik väga hästi ja meil on väga tore kogudus ja sellepärast on see nii. Mind kutsuti tegelikult sellel möödunud nädalal ka, et tule alliansi nädalale. Ma ütlesin, et ei, ma tahan üksi olla. Ma tahan üksinda olla oma kogudusega. Ma ei ole alati rõõmus oma kogudusest. Ma ei lähe uhkeldama sedasi, et mul on hästi. Mul on kurbi õdedest vendadest, kes pattudes elavad ja pattused teevad. Ma ei taha lihtsalt minna tegema nägusid, et Võru baptisti kogudus on äge, tead. Ei ole midagi ägedat.
häbi on. ja sellepärast on see nii, et lihtsalt tahad üksi olla ja teised võib-olla ei mõista, ega ma ei ütle, mille pärast ma ei tule, täna räägin kantslist selle välja. ma lihtsalt edasi, ma ei taha lihtsalt minna nägu tegema. ma ei taha olla see variser, kes ma lähen lihtsalt näitama, et me oleme igavesed kihvtid siin. me ei ole seda. ja sellepärast on see, kallid, niimoodi, et vaata, me peame tegelikult olema ausad tegelikult Jumala ees, sest et no tore on ju tegelikult näidata, kui me näitame välja, et me oleme hästi ägedad. kallid, tegelikult on see niimoodi, et täna tahaks väga seda soovida, et kui me üksi hakkame saama nagu oma eludega korda, siis meil tegelikult, vaata, kuidas see on niimoodi, et meie ususaladus on selles puhtas, siiras südametunnistuses, nagu selle Jumala sõna räägib. mitte selles, et noh, nagu see Mattiuse 23, et väljast on kõik väga ilus. kõik naeratame, kõik on ilusad, et kõik me oskame teha, kuidas sul läheb. issand, õnnistagu sind, mul läheb väga hästi, tead, kõik on selline, tead. no ütleme, need tüüplaused tulevad sellises mõttes, aga tegelikult seda alati ei ole. Jumal sõna ütleb, et nutke koos nutjatega, eks, olge rõõmsad koos rõõmsatega. see tähendab sedasi, et tegelikult sest tuleb tegelikult olla aus kõiges selles, milles me tegelikult oleme. ja nii, et nii ta on. ja no muidugi, noh, ma ei tea, Aaronil oli võib-olla niisugune teatud õigus ka natuke niisugune nõrgem olla. sest et vaata seal teise Moosese, kas 4:16 ja kus seal on öeldud sedasi, sealt on öeldud sedasi, et Mooses olgu sulle jumalaks ja sina oled talle suuks. see on vähe, kus on kellelegi öeldud sedasi, et kuule, et sul on Jumal kõrval, et sa käid, noh, ütleme, et sa käid koos Jumalaga. noh, ütleme, et kui minu teist poega õnnistati, siis oli niimoodi, et vanem poeg oli juba, noh, ütleme aasta, ta oli aasta vanem ja ma ei mäleta, kui vanalt me seda teist poega õnnistasime. ja siis, kui pastor Arvo Kajaste meil Keila kodu uksest sisse astus, siis Veiko teatas, Jumal tuli. Jumal tuli, tead, ja meil oli kõigil niisugune ilus väike vaikuse koht, nähtavasti Veiko seda ise ei mäleta, sest kes sa selle aastaselt teatad, et Jumal tuli, tead, eks, aga tema teatas meile ära, et Jumal tuli kohale. me kõik olime rõõmsalt üllatunud ja ei, Jumal õnnistus tuli. aga see on selline lugu, et vaata, Aaronil oligi selline moment, et ta vend oli nagu isegi positsiooni poolest öeldud sedasi, et ta on sulle seda. ja sellepärast me näeme sedasi, et kui ta siis oli nagu sellises üksi olukorras, siis ta tegelikult nagu hätta ka jäi. aga olgu nii, aga nüüd läheb edasi. me näeme sedasi, et kui ühel päeval Mooses peab andma oma ameti üle, annab Joosule üle. ja siis räägitakse, vaata, väga isiklikus vormis, ole vahva, ole tugev. eks, ole vahva, ole tugev, sa pead isiklikult seda olema. ja sest ma ütlen, tänane sõnum on minule ja sinule, me isiklikult peame olema vahvad ja tugevad. ja siin ei ole midagi kollektiivset, siin on niimoodi, et igaüks isiklikult. vaata, isegi me ei saa oma abikaasade eest olla. 2 on voodis, 1 võetakse vastu, teine jäetakse maha. 2 on veskil, 1 võetakse vastu, teine jäetakse maha. eks, vaata, ei ole, no vahest on see meil niisugune tunne, et midagi saab nagu koos. ei, see on ikkagi nii üksi. ja sellepärast on see nii, et aga koos kõigi pühadega, nagu noh, ütleme, et täna siin me oleme, Jumal nimetab ikka meid pühadeks. valetavad, varastavad, ooravad, teevad valesid asju oma eludes. ja Jumal sõna nimetab ikka pühadeks, sest ta on kutsunud, noh, ütleme, me oleme tulnud, me oleme kutsutud, me oleme valitud. Jumal teeb meie juures tegelikult tööd ja selles noh, ei ole midagi nagu valesti. ja praegusel hetkel on lihtsalt niimoodi, et üheskoos kõigi pühadega isiklikult me kõik peame saama tugevamaks oma seespidise inimese poolest. et siis, kui me läheme nagu üksi olukordadesse, et siis, vaata, valdavalt on niimoodi, ma ei tea, ma usun sedasi, väga paljudel on, praegusel hetkel on nii, et ka kas ju hakata mõtlema koolilapsi, kes meil käivad koolis, no et üksi oled võib-olla sellest usklikust perest, oled see üksi usklik, kes oled klassis, sul ühtegi teist ei ole. oledki see üksi, noh, ja kogu lugu, ja sa peadki üksi olema seal. ja mismoodi sa üksi oled? kas sa oled julgelt või kartlikult, eks? sa oled võib-olla tööl üksi, noh, tänu Jumalale, kui sul on niisugused töökaaslased juba mitu on usus ja olete seal koos ja mõned asutused meil saavad nagu seda kogeda, et niimoodi on, tänu Jumalale, eks. siis on nagu kergem, et sa ei ole päris üksi. saad ikka mõne pilgu või sõna kellegiga vahetada, kes on sinuga nagu sama meelt. et sa ei ole üksi nagu selle maailma keskel, aga väga paljud peavad üksi olema. ja sellepärast nii see on, et ja täpselt nii, et eks meiegi nagu, kuidas ütelda, kui, kes seal nõukogude ajal usule tulime, oled klassis, suured klassid, üle 30 lapse, üksi oled see teistsugune, üksi ei ole oktoobrilaps, üksi ei ole pioneer, üksi ei ole seda ja teist, kogu aeg oled üksi, tead, nagu nendes olukordades. noh, ütleme, et lähed sõjaväkke, ma ei tea, seal oli 4 poissi sellest, noh, ütleme meie sellest, mina ei tea, kui palju, ütleme, võib-olla see oli väiksem osa, mingi paarsada meest, kes ei olnud komsomolid, ma ei tea, mis motiividel teised ei olnud komsomoliks astunud. aga ma mäletan sedasi, et oled üksi, võiks ütelda seal
seal jälle sedasi nagu teises olukorras, nagu lihtsalt teiste keskel ja sellepärast see tegelikult oli õnnistus tegelikult, et sai nagu harjutada juba noorest põlvest saadik sedasi, et me olemegi teistsugused. Ja sellepärast nii nagu seal kaevati seal, et siin on olemas need juuda mehed, kellel on teised jumalad ja nad üldse ei teeni neid jumalaid. Praegusel hetkel, keda sina jumal tahad, sina Nebukadnetsar tahad jumalaks panna oma kuldkuju selleks. No nii, ja sellepärast on see niimoodi, et meie tänane see sõnum, me kõik peame tegelikult jõudma oma isikliku seespidise inimese tugevuseni. Sellepärast, et mitte miski muu tegelikult ei aita meid. Antakse talendid, ühele 5, teisele 2, kolmandale 1. Aru andmine käib üksinda. Ükshaaval käid aru andmas. Mis tegid nendega? Eks, ei ole sedasi, et kuule, tulge kõik, kellel talente oli, et no rääkige midagi üheskoos meile siin, et mida te siin tegite, kuidas teil siin läks, ei, üksi annad aru. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sul on võlad, seal ütleme Mattiuse 18. peatükis Jeesus räägib, hakatakse aru pidama, üksi kutsutakse ette, praegu võtame sinu võlad ette. Kuidas sul on? Arutame need asjad läbi. Ja sellepärast nii nagu ütlesin, et nii palju tegelikult Jumala sõna räägib meile seda, et me peame olema nagu valmis selle üksi jaoks. No ütleme, Vana-testamendi selline väga tugev näide on muidugi Joosep. Sellepärast, et ühel hetkel on niimoodi, et kui ta seal on vendade keskel on väga üksi jäänud, selle tõttu, et vennad on hakanud teda lihtsalt vihkama. Selle tõttu, et ta seal oli isa armastatud ja kirju kuuega ja kaebas ka veel vendade peale ja vennad viskavad teda sinna auku, ta on seal üksi seal augus. No natukene oli seal, et Ruuben ja kes seal natuke kostsid, et kuule, ärme ikka päris ära tapa ja müüme parem maha ja mingid, kes seal neid ettepanekuid tegi. Ja ütleme, et kuidagi ta niimoodi pääseb, aga põhimõtteliselt ta läheb üksi. Ta läheb üksi sinna Egiptusesse, ta on üksi seal Potifari kojas. Ta on üksi, teeb tegelikult selle otsuse, et ta jätab oma kuue ja põgeneb, kui see Potifari naine teda seal kangesti meelitab. Ta teeb üksi selle otsuse. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, me peame tegelikult mõtlema selle peale, et mida me teeme tegelikult üksi olles. Ja et kas me käitume siis kohe ja kiiresti ja õieti. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, ma ütlen sedasi, et need eksamid, mis meie, ütleme, usuelus kätte tulevad, need vahest tulevad nii äkki, et et sa ei saanudki tegelikult aru, et sa juba tegelikult oled eksamil ja pead õieti käituma. Nii et nii tähtis on, et meil oleksid otsused, et me oleksime juba südames otsustanud ja tänane me saame nagu teha teatud selliseid etteotsuseid, et kuidas me tegelikult käitume. Minul on küll teatud sellised, ütleme, mõtted nagu läbi mõeldud sedasi, et kui ma peaksin sattuma kuskile aru andma kellegi koha pealt, kuidas suhtumised asjad on, et mismoodi mina vastan. Ma olen nagu mõelnud nende asjade peale, ja mõtlen, et Jumal, et su sõna ütleb küll, et püha vaim sellel tunnil annab, aga vahest on nagu, mõtled nagu ise ka, et milline on tegelikult nagu üldse nagu minu selline suund ja kuidas ma tahaksin. Ja kindlasti ma usun, et Jumala vaim tuleb ka siis appi, kui sa oled juba südames tegelikult otsustanud, et sa tahad ustavaks jääda issandale ja ei taha langeda. Ja nii ta on, Hiop on üksi oma raskustes. Võiks ütelda, ütleme, sest et ega naine ka ei mõista. Seal hea küll, lapsed surevad, kõik varandus läheb, tervis läheb. Naine ütleb ka, hea Jumalat ja suurepärane ära teateks. Et lõpuks see asi ära. Sõbrad tulevad. Kas oli sõpradest palju abi? Ei olnud abi. Targutavad edasi-tagasi, me võime samasugused sõbrad vahest olla. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega see sõprade käest abi otsimine, see on vahest siuke tühi patsutamine. Ja sest, et vaata, sa oled selles olukorras, oled ju niikuinii oled üksi, mis su elus raske on. Ja lõpuks on nii, et kui need 3 sõpra lõpetavad, siis on ta seal lõpuks, on ta selle Elihuga, on ta kahekesi, siis on ta üksi. Ja vaata, siis ta tegelikult jõuab nagu tõeni. Ja sellepärast nii ta on. Prohvetid on sageli üksi. Olid seal mingid prohvetite koolid ja prohvetite salgad ja piiblist võime lugeda. Aga me näeme sedasi, et need prohvetid ikka tavaliselt tegutsesid üksi. Taavet on üksi tegelikult Koljati vastu võitlemas. Vennad ei mõista, teised ei mõista, terve sõjavägi kardab. Aga tema üksi läheb ja võidab. Ja sellepärast on see niimoodi, et aidaku Jumal tegelikult, et lihtsalt, et me sagu, ütleme, suudaksime need üksi hetked tegelikult nagu läbi elada ja olla valmis selle jaoks. Ja alati ei saa nagu ettegi rääkida seda, mida me nagu endas kanname. Ütleme, et minul on vahest on selline, ma ei tohi kodus rääkida eriti jutlust ette.
et kui ma vahest naisele hakkan juba rääkima, ta räägib mul ringi selle, tead. ta hakkab seal, see on teistmoodi. ma ütlen, ma pean suutma, vahest on nii head mõtted, nii head mõtted räägiks juba talle natuke ette ära. et mida, ta on nii kui pühapäeva koolist, ei tea ka midagi, mis ma siin räägin. ei tea, kas järgi ka viitsib kuulata, kes sedagi teab, eks. tead, ja noh, ja siis on see selline lugu, et vahest tahaks rääkida. aga rääkima hakkad, siis tuleb nagu üks teine suund. eile oli piiblikoolis samasugune lugu, üks vend räägib. ta rääkis nii kindlalt oma mõtet mulle, mina tõmbasin taga, okei, vend, au sulle, sul on selge mõte, mida sa mulle praegusel hetkel tahad ütelda ja ma ei vii sind kõrvaltee peale, et mul on küll kohe hea mõte midagi susata, aga ma ei vii sind kõrvaltee peale ja sellepärast, kallid, tuleb olla üksi tegelikult kindel, õige jääb elama oma usust. Vaata sellepärast, et mõni arvab, et kõike võib süüa, teine arvab, et ei või. Mõni arvab, et kõiki neid päevi tuleb pidada, teine arvab, et ei pea. Ära sellepärast teisele kallale mine, sest õige elab ju tegelikult oma usust. Nehemia kannab, no kuidas ütelda, üksi seda väga paljuski nagu seda mõtet oma südames. No mitte päris üksi, sellepärast, et kui ta kuningale räägib ära, et kuule, et Jeruusalemmas on asjad halvasti, ma tahan minna sinna, aidata neid müüre ehitada ja väravaid ette panna ja ta saab isegi ju kuninga käest toe. Aga kui ta Jeruusalemma läheb, vaata siis on see selline veel, et keegi nagu päris aru ei saa, mille pärast ta siia tulnud on. Mille pärast ta siia tuli? Ta läheb öösel, käib ringi, vaatab neid müüre lagunenud kohtasid ja ühel hetkel ta avab selle tõe, et mul on plaan hakata ehitama, siis ta kutsub teisi kaasa. Ta ei tee isegi seda varakult nagu teatavaks teistele. Ja sellepärast, kallid, vaata see paljud, no ütleme, sinu elu läbikukkumised on selle tõttu, et sa oled liiga vara mingid asjad välja rääkinud. Ja vaenlane saab sekkuda ja kas või su lähedaste kaudu. Pead oskama üksi kanda neid ideesid, mida Jumal on sulle andnud. Ja siis, kui sa oled juba võib-olla teatud kohani jõudnud, kus sa võid seda teha, siis sa võid suu lahti teha ja jagada seda ka teistele. Ja sellepärast on see nii, et need on kõik vajalikud õpetused nagu selle koha pealt. Ja sellepärast nii, aidaku meid Jumal. Ja vaata, ta ongi nüüd niukene, et Hebre kirjas on seal kuskil on see niukene, et vaata, meie ümber on nagu pilvtunnistajaid. Üks niukene mõte lihtsalt, vaata, kui oled issand ees, tuleb igasugu mõtteid ja paned nagu järgmisi ette. Ma ütlen, Jumal, kuidas see siis on? Et kui palju tegelikult ütleme, no me vahest niimoodi mõtleme, et need inimesed, kes on taevas, et kui palju nad meist teavad, noh, mis me siin oleme. Kui palju teab mu isa ja ema või kui palju nad teavad, et mismoodi see poiss siin praegusel hetkel siin maailmas elab ja tead, ja noh, et kui palju nendel on nagu tegelikult avatud või noh, selline. Ja sest, et siin võib tunduda, näed, et siin sellepärast, noh, Hebre 12 ütleb, et seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, me sõlpsasti meid takerdab ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. See on niisugune tuleb nagu staadioni pilt, et seal on tribüüni peal on tohutu rahvas, kõik istuvad ja vaatavad ja sina seal muudkui jooksed ja katsud siis võidule kuidagi jõuda ja oled seal nagu noh, kõikide hinnata, et kas sa siis oled sihuke, et sust tuleb võitja või ei tule ja oled nagu selliselt. Ja noh, olen nagu selle küsimusega nagu issand ees. Kallid, tegelikult on nii, et Jumalal ei ole midagi peidetud, aga ma usun seda üsna kindlasti, et vaata, on asjad, mis on teiste inimeste eest, on salajas. Meil on täna ka, saad aru. Ja vaata, see on niimoodi ja on asju, mis enam ei ole salajas. Saad aru, sellepärast, et vaata, teatud hetkedel Jumal hakkab tõmbama neid saladuse katteid lihtsalt maha. Ja vaata, sellepärast, et on salajas olemise aeg ja on selline aeg, kus tegelikult hakkab välja tulema. Sellepärast, et vaata, kui naine jääb rasedaks, alguses on väga salajas, sest noh, seda ei näe, kui seal sees on. Aga kui on juba siuke, siis on näha. Eks? Ja sellepärast on see niimoodi, et ja vaata, ei jää, patt samamoodi rasestub. Ja teatud aeg on see niimoodi, et on salajas ja siis käid oma suure kõhuga oma patuga ringi. Ja siis juba teised teavad. Ega siis alati ei öelda, et ega sa rase ei ole, eks. Et seda nagu noh, viisakalt käitutakse sedasi, eks. Et noh, et oodatakse nagu seda, noh, et millal sa ise nagu tunnistad, et ma patuga rasedaks jäänud juba olen, tead. Et vaata, ja ma ei räägi lapse saamisest, et see mingi patt oleks, see on väga hea, kui neid sünnib, eks. Aga ma mõtlen sedasi, nagu Jakobuse kirjas on räägitud, et vaata, see tekib ja siis on selline nagu avalikuks tulemine ka siin inimeste ees. Ja siis on, ütleme, et mis sõna nagu räägib nagu selle koha pealt, et räägib ka seda, et vaata, tuleb kohus iga salajase asja üle. Kord tuleb meile aru anda, no Rooma kirjas on ka just, kus see koht on seal öeldud, Rooma 2.16, kohus tuleb kõiki saladuste üle.
ja noh, ütleme, et need asjad tulevad. Efesuse kirjas on niimoodi, et häbi on rääkidagi seda, mida salajas tehakse. Efesuse seal 5.12 räägib sedasi, et ärgu olgu teil tegemist nende pimeduse viljatute tegudega, vaid pigemini paljastage neid, seal Efesuse kirjas on nagu seda on õpetatud. Ja sellepärast on see niimoodi, et teate, on üks selline armuaeg, kus, kuidas ütelda, kus noh, ütleme, asju hoitakse salajas. Teate, isegi kohtupidamistega on, teate, kuidas on. Vaata, paljud teevad sedasi, et teevad prokuröri juures kokkuleppe lahenduse. Siis ei tulegi kohtuistungit. Kõik. Ja see oli palju rohkem salajas. See on palju rohkem salajas, on niimoodi, et see nagu noh, ütleme, see publiku variant on seal puudu. Ütleme, avalikule kohtuistungile saavad tulla üstapuha, kes tahavad tulla, kes on asjast huvitatud. Aga sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, peame neid, kuidas ütelda, neid istungeid. Vaata, see on, kui sa õieti meelt parandad. Vaata, see on see õige kahetsemine, õige kurbus. Sellepärast me vahest, noh, ütleme sedasi, tulge rõõmsad issandas. Ei, Jumal räägib õigest kurvastusest ka. Ja see on kurvastus tegelikult patu pärast. See on kurvastus selle pärast, kui meie eludes on midagi, tegelikult on valesti. Ja siis on see niimoodi, et kui me neid asju niimoodi korraldame, siis neid asju kustutatakse, neid enam avalikuks ei tule. Ja sellepärast ma ütlen, et praegune aeg on selline, noh, ütleme, huvitav aeg, eks, et me oleme nendes internetides ja arvutites ja kohtades. Me oleme tegelikult väga avalikud. Meie ütleme, arvutis ära kustutatud asjad on tegelikult leitavad. Noh, see on selline, et meil on niisugune tunne, kustutatud ära ei ole. Aga tegelikult spetsialist võtab selle kõik, mis on tegelikult on olnud, võtab selle ülesse. Meie mõistuse jaoks on see nagu kuidagi liiga suur, et kuidas kõik need asjad niimoodi on. Aga kallid, täna on niimoodi, et vaata, oleme rääkinud, et need peame oma usus olema üksinda hakkama saama, salajaseid asju ei peaks tegelikult olema. Ja ma usun, et need on sellised head tegelikult praegusel hetkel, noh, ütleme sellised nõuanded, et me oleksime lihtsalt nagu korras, et meil ei oleks mitte midagi tegelikult häbeneda. Et meil ei oleks niimoodi, et kui issand tuleb, et kuule, et siis tuleb välja, et kuule, me lambid kustuvad. Muidu tundus sedasi kõik, et laulab ja halleluuja ja kõik on nagu hästi. Aga kui siis, kui asi kätte jõuab, et kuule, siis enam ei ole. Ja sellepärast on see nii, et vaata targad ja rumalad. Sest et sa tegelikult üksi tegelikult läheb issandale vastu selle oma lambiga. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Arvan seda, et räägitud küll. Ja las Püha Vaim räägib edasi. Amen. Tõuseme. Isa, me täname sind, et sa täna oled tegelikult andnud meile 2 head asja. Oled tahtnud meid õpetada selle koha pealt, et meil oleks seda üksi tugevust ja üksi aega issand sinuga. Ja isa, et me saaksime tugevaks eespidise inimese poolest ja armastaksime salajast kambrit ja issand üksita sinuga vestelda. Ja isa, aga isa, ma tänan sind, et sa oled täna toonud selle teise poolega välja, et see, mis me tegelikult vahest nagu üksi olles oleme, kus polegi asjad tegelikult hästi, kus me oleme valede asjade juures, kus me oleme valesid asju tegemas, kus me oleme valesid mõtteid mõtlemas, kus me oleme valesid plaanisid tegemas. Jumal, me täname sind, et sa oled täna püüdnud tegelikult nagu seda nagu paljastada ja avada, et kõik on tegelikult on sinu silma ees. Ja see aeg, milles me praegusel hetkel oleme, on armuaeg. Isa, me täname sind, et me täna siin selle uue aasta alguses võime ütelda veel, et tänu sulle, et veel on armuaeg. Et tänu issand, et sa ei ole veel oma kohtutega tulnud. Tänu sulle, et me oleme võinud täna sinu suurest heldusest tulla, Jumal, sinu kotta ja sellepärast isa kiitus ja tänu ja ülistus sulle ja me täname sind, issand, et võime praegusel hetkel lihtsalt olla siin sinu ees, nii nagu me kõik oleme, isa kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Aga nüüd on nii,